ja siis avastad ennast kuskil hingamise koolituses, siis avastad ennast, et sa oled Eesti kõige aktiivsem hingamisterapeut ja siis jälle avastad, et sellel hingamise õpingutel on ka puudujäägid ja saad aru, et ohoo, sellega võib ka kahjustada. Ja siis sa ühel hetkel avastad, et sa oled õppinud India kõige iidsemat tervendustehnikat, mis põhineb puhtal teadvusel. Ja ühel hetkel on kõik need sul kuskilt otsast koos, aga midagi jääb ikka puudu. Hakkad otsima ja leiad, et ahaa, ostopaatia. Sa oled sellest varem kuulnud, aga mina hakkasin ostopaadiks ilma, et ma ei olnud mitte kordagi käinud ise ostopaadi juures varem. Lihtsalt loed neid kirjeldusi, loed, millega see tegeleb ja sa lihtsalt usaldad. Minu meelest 90% inimestest ei oska hingata või nad lihtsalt ei hinga. Nii et selline tervikpildi kokkusaamiseks oli see minu jaoks äärmiselt oluline